Tere, kallid inimesed! Tänasest alates alustan ma sellise videosarjaga, mille nimi on Josephine maailm. Miks on selline nimi antud sellele videosarjale? Sellepärast, et mind väga on hakanud inspireerima selline huvitav ajalooline tegelane nagu Josephine, keisrinna Napoleoni abikaasa. Ja ma sain selle inspiratsiooni kuidagi nagu kõrgemalt poolt läbi unenäo. See oli hästi vägev unenägu, kui mulle nagu öeldi selles unenäos selle keisrinna nime ja ma sain aru, et see on selline nagu naisarhetüüp või selline kõrgema keisrinna vibratsiooniga energia. Ja mina kui armastav naine võtsin selle enda jaoks nagu kuidagi omaks kohe. Ja siis ma hakkasin natukene veel uurima keisrinna Josephine ja siis Napoleoni tausta ja ma ise panen ka tarokaarte ja jõudsin oma jäljega nagu sellisesse kohta nagu Ungarisse. Ja ma näitan teile ühte huvitavat raamatut. See on ungarikeelne raamat. Ja see on taroõpetus tegelikult, aga ta räägib ka sellest keisrinna Josephine ja Napoleoni sellisest elust. Ja need on Lenormandi kaardid tegelikult, mida ma siis hakkan siin ka aeg-ajalt teile näitama, laduma. Ja ma ise tegelen selle raamatu tõlkimisega praegu. Nii et ma täna ei hakka praegu veel sellest raamatust pikemalt rääkima, aga miks mind just see Josephine inspireerib? Sest tema oli selline hästi võimas naine, kes armastas sellist väga suurt tegelast nagu Napoleon. Ja teatud mõttes on mulle nagu kuidagi inspireeriv olnud just nimelt nende armastuslugu. Kuidagi niimoodi eemalt vaadates muidugi. Ja sellepärast ma olengi otsustanud, et ma panen selle videosarja nimeks Josephine maailm, et ma ei hakka siin ümber rääkima siin Josephine ja Napoleoni elulugu. Seda ma kindlasti mitte ei tee. Selleks võite ise ajalugu uurida, raamatuid on olemas ju tohutult erinevaid nende armastusloo kohta, et aeg-ajalt ma toon siia videosarja sisse küll ka mingeid erinevaid raamatuid, nii nagu tarokaartegi. Et ma iga selle videosarja lõpus ma tõmban ka kaarte ja lihtsalt nagu selline vahelduslik, et ma ei piira seda videosarja teemade koha pealt. Aga üldiselt ikkagi naiselikkusest, armastusest, kust tuleb armastus, miks me armastame ja mida see minu jaoks tähendab. Et see on selline täiesti ongi vabas vormis spontaanne videosari ja vahetevahel hakkab ka meil külalisi käima.
kui hoo sisse saame, et selles mõttes võtke vabalt, kinnitage rihmad, vaadake, mul on siin, eks ole, selline merine taust. Muidugi see taust jõuab järjest mere äärde ka, nii et ma ise asun ju praegu Hispaanias ja siis ma tutvustan ka loomulikult erinevaid selliseid Hispaania kohti, et lihtsalt, et oleks vaheldust ja kõigil oleks tore. Eile oli mul väga huvitav vestlus õdede Kadrin Lokotari ja Helin Ehaga. Oli Zoomis üks selline põnev, no tutvustati loomulikult minu esimest raamatut, mida paljud kindlasti juba teavad, paljud võib-olla mitte. Kui naine armastab meest ja minu elu teema ongi nagu olnud siis läbi aegade armastus. Et miks me üldse armastame, miks me otsime endale kaaslasi, partnereid, miks mees ja naine peaksid nagu koos olema. Aga mis asi, tegelikult on kõige tähtsam küsimus üldse see, et mis asi üldse on armastus. Ja kui mina selle raamatu kirjutasin, siis see sai alguse armastusloost ja armastuskirjadest. Ja ma üldse ei taha seda raamatut ausalt öeldes rohkem tutvustada, sest see on nagu minu minevik. Minevik, kuidas ma läbi armastuse, läbi suhete, läbi tunnete arenesin siis selleks naiseks, kes ma olen täna. Ja eile, kui siis oli see vestlussari Zoomis, saimegi natukene sellel teemal räägitud, aga raamat ise on ju 5 aastat tagasi ilmunud ja sellest kohast olen ma ka juba edasi liikunud, et keegi ei seisa paigal, me areneme, õpime, me olemegi siia ilma tulnud nagu kõigilt õppima ja kõik need partnerid, kes meil on, elukaaslased, need on ka selleks, et jälle õppida ja areneda oma sellisest kitsaskohtadest edasi saada. Muidugi me ei pea kedagi päästma, me ei pea kedagi aitama, kui inimene ei taha areneda, siis see on absoluutselt vaba kõigil ja me olemegi siin maailmas selleks tegelikult, et olla õnnelikud. Aga mis asi on õnn? Sinna me jõuame veel selle saatesarja jooksul. Aga praegu on niimoodi, et ma täna räägiksin sellest, et miks see teema nagu armastus üldse minu jaoks on oluline. Minu jaoks on see oluline sellepärast, et ma olen juba noorest peast tunnetanud, armastus on tegelikult meie südame keskuses selline tunne. Õieti see ei olegi tunne, ta on energia. Inimesed muidugi panevad sellele tunde nime, aga me oleme, armastus on energia, mis on südame keskuses. Ja miks öeldakse, et kuula oma südant? Eks ikka sellepärast, et siin südame keskuses see armastusenergia ju ongi. Muidugi praegusel ajal on hästi palju selliseid igasuguseid terapeute ja koolitajaid ja siis on muidugi kogemusnõustajaid ja ühesõnaga selliseid igasuguseid inimesi, kes siis õpetavad, kuidas on õige suhtes olla, milline peaks suhe olema.
et loomulikult need õppeprogramme ja asju, kus siis räägitakse valedest ja õigetest partneritest ja nii edasi, et see ajab muidugi kõigil juba pea sassi, et mida me peame siis nagu tegema, et kui me valime partneri, kõik me läheme ju ikkagi selle mõttega, et elada elu lõpuni, armastada, olla õnnelikud, teha ennast õnnelikuks, teha teise inimese õnnelikuks enda kõrval. Ja paratamatult, kuna me oleme kõik erinevad inimesed, erinevate taustadega, erinevate arenguetappidega ja mida kõike veel. See ongi see põhjus, miks me suhtesse minnes ka mõnikord põrume, eks ole, isegi meeste ja naiste omavahelistes tavalistes sellistes tänavasuhtlustes me võime põruda. Ja olen ka mina olen täpselt samamoodi põrunud. Selles mõttes, et jaa, tekib täiesti, no meestel ja naistel ei ole minu meelest praegusel ajal mingit koostööd. Vanasti oli nagu see, et mees läks põllu peale, naine kasvatas lapsi ja asi oli väga selge. Aga tänapäeval no lihtsalt, kuna kahjuks on ka mehed oma võimu käest ära andnud naiste kätte ja ootavadki, et naised peaksid samamoodi, ütleme, kõikides nendes valdkondades olema nagu saama ise hakkama näiteks, siis naised ka seda teevad. Muidugi naised ise on selle koha endale kätte võidelnud, sest naised on andekad, naised on võimsa väega, energiaga, neil on andeid, mida pakkuda. Ja see ongi see põhjus, et naised on iseseisvad. Kas see on nüüd hea või halb, et me oleme iseseisvad? Eks ta suhetes muudab kindlasti selle nagu dünaamika ja selle tasakaalupunkti segaseks. Eks ta kindlasti muudab selle tasakaalupunkti meil paigast ära. Selles mõttes, et kas me naised oleme meestega võrdsed? Näiteks oma intelligentsuse tasemel või kogemuste või siis töövaldkonnas, ükskõik. Me ei saa, loomulikult me ei saa nagu panna sinna võrdusmärki ja siin on nagu see koht ka, et me oleme energeetiliselt juba kõik nii erinevad. Et mehed ootavad, et me oleks naised, naised ootavad, et meil oleks mehed ja mehed oleksid oma maskuliinses elemendis, naised omas naiselikus elemendis, eks ole. Ja see on okei. Nii peakski olema tegelikult, et see tasakaal nagu tekiks. Aga mis annab siis selle tasakaalu? Tasakaalu annabki nagu see, et me endas neid kohti, mis meil on nagu sellises kuidagi traumades olnud. See on võib-olla lapsepõlvest tulnud isegi. Et me neid kohti endast tervendaksime ja tasakaalustaksime ja siis ka tegelikult terviklikumaks muutuksime. Sest ega jah, iga äärmus on halb, et kui sa oled liialt empaat, siis leiab su üle kindlasti sellise teise äärmusega nartsissistliku isiksushäirega tüüp on ja, või kui sa oled näiteks
liialt mehelikus energias, siis sa saad ka naiseliku energiaga mehe. Et see on kõik nagu sellises looduse tasakaalus tegelikult juba paigas. Et sellepärast ongi nagu hästi oluline, et me oma peegelpildis ennast tasakaalu viiksime. Vaadake, siin on ka peegel on mul siin taustal. Ja peegelpilt, vaadake, see nii-öelda peegel ongi nii, et teisel pool on tegelikult ju hoopis vastandpeegel. Ehk siis, kui me numbrid siit vaatame, siis see on nagu vastupidises. Ma panen käe vastu, näete, aga siia vahele jääb peeglipind, eks ole. Et see ongi, et teiselt poolt tuleb vastu hoopis teistsugune selline vastandpeegeldus. Ja me tegelikult meeste ja naistena täpselt samamoodi peegeldame nagu vastanditena, nagu polaarsustena, duaalsustena. Ja siis tekibki nagu selline energeetiline ka selline põrkumine teinekord, et no kui vastandpool peegeldab sulle kuidagi oma mingisugust, no ta peegeldab tegelikult sinu enda mingeid valukohti. Ja kui sa sellele siis reageerid, siis sealt tulebki see, millise partneri sa hetkel oled endale saanud, see peegeldus tuleb sealt vastu. Ja mina olen oi, kui palju saanud neid peegeldusi, et selles raamatus ma tegelikult ka väga palju olengi oma sellist arengut peegeldanud, et kuidas, millistest kohtadest ma olen nagu ennast tervendanud, et tegelikult see raamat ise tervendaski mind. Lõpuks valima iseennast. Vastandpeegeldused ongi nagu tekkinud nendest läbi suhetest, et mis energias ma ise olen parajasti olnud. No, noores põlves näiteks mul oli väga palju sellist, mis siis on armastus? Me kõik otsime seda armastust oma elus ja unistame armastusest. Mina näiteks unistasin juba noorest peast armastusest juba teismeeas. Igavesest armastusest kusjuures. Ja ma arvan, et ma tegelikult olen selle igavese armastuse leidnud endas. Aga sinnamaani, et see igavene armastus nagu ka minuni jõuaks, on veel pikk maa minna. Et tegelikult ongi, et me kasvame sinna, kui sa leiad oma nii-öelda hingesugulase või kaksikleegi üles. Sinnamaani enne tuleb käia läbi tohutud valud, tohutud kukkumised, põrumised, kogemuste rägastiku, enne kui siis universum saadab sulle inimese, kes samamoodi tegelikult peegeldab su valukohti, nii-öelda trigerdab. Ja minul kestab see siiamaani. Aga näiteks raamatu kirjutamine oligi see asi, mis mind tegelikult on aja jooksul tervendanud. Ka olen ennast välja kirjutanud nendest toksilistest suhetest, kus mind, kui ma elasin veel nagu teiste inimeste elu ja ei osanud võib-olla ennast nii väga väärtustada. See ongi, et see on pikk teekond enne, kui see on pikk teekond enne, kui sa jõuad sinna enese aktsepteerimisse ja enese tunnistamisse. Kuidas mina jõudsin praegu siis selleni, et hakata tegema sellist videosarja nagu Josephine maailm? Tegelikult läbi armastuse. Ja läbi tõelise armastuse, mida ma tunnen enda hinges.
ja see armastus on minu südametšakras. See on selline energia, selline hästi võimas energia, mida ma hakkasin just kuskil aasta tagasi tajuma energeetiliselt enda sees. Ja selle kutsus esile tegelikult samamoodi hing, ehk siis minu kaksikhing. Ja ma käingi kaksikleegi teekonda praegu. Ja aasta jooksul just tema energia mind tegelikult, nimetagem teda Napoleoniks, ma olen talle väga tänulik nende triggerite eest, ma tõesti südamest tänan teda ja järjest selliseks võimsamaks ja tugevamaks see energia minus kasvab, see energia minus muutub. Aga loomulikult, ega see teekond ei ole lihtne. Algas sellisest ikka nagu kõigil naistel armumisest ja lõpuks jõuab see nagu enese kasvamise või enese arengu teekonda, kus me peegeldamegi üksteist, kus me oleme nagu peegelpildis. Kindlasti peegeldan ka mina talle seda kõike. Aga igalühel on oma arengukoht ja oma kasvamise koht. Kunagi, tänapäeval jah, räägitakse hästi palju ka sellisest asjast, et nagu manifesteerimisest ja kuidas ma Hispaania jõudsin, ongi see, et ma manifesteerisin endale, et ma kirjutan kunagi raamatuid merekaldal, mingisuguses ateljees. Ja see oli mul täiesti selline kindel visioon. Et see ongi, et kui sa elus kasutad palju endal visioone, siis tegelikult sa visualiseerid ka seda elu, mida sa lõpuks elama hakkad. Kellega sa hakkad elama ja kuidas hakkad elama. Ja milline on armastus? Milline on sinu armastus? Isegi seda on võimalik visualiseerida. Aga et ma siis täna pikemalt sellel teemal ei peatuks, et me ei valgu laiali. Tänane video on ainult sissejuhatus. Ma hakkan ikka lühemate teemade kaupa, eriti just naiste maailmast rääkima, just Josephine maailm. Ja nimetagem mind siis Josephine häälekandjaks. Natukene räägin ma ka Josephinest teinekord. Kui ma olen seda raamatut siin ungari keelest tõlkinud, siis ma teile kindlasti sellest räägin. Ja täna esimese asjana ma võtangi siis Lenormandidest ühe 4 kaarti kollektiivile. Et mida paneks sellise küsimuse täna, et mida toob algav kuu kollektiivile armastuses? Mida toob algav kuu, maikuu armastuses? Kõigepealt tuli ankur. Mina võtan kaarte niimoodi, et kõik, mis kohe lendab, näete, liiljad, lilled. Mida toob algav kuu armastuses kollektiivile?
rist. mida toob algav kuu kollektiivile? sõnum. nii, väga toredad kaardid tegelikult. näete, ja need on siis nüüd Napoleoni ja Josephine kaardite pakist. ja algav kuu siis toobki sellist otsustavust, ankurdamist, et ja samal ajal ka natukene nagu mingisuguseid selliseid vanade probleemide lahendamisi. Ehk siis, kellel on nagu just mingisuguseid selliseid vanu mustreid näiteks, mida vaja lahendada. Nii-öelda ristiks kaelas. Kellel on vaja asju selgeks rääkida suhetes. Meeste ja naiste vahel ongi väga palju on sellist ebakõla ja ei ole nagu koostööd, mis on minu meelest on nagu üks olulisemaid asju, et mehed, naised saaksid omavahel koostööd teha. Et palju on ka sõnumeid ja kirjutamisi, võib-olla ka teinekord selliseid sõnumeid, mis sõnumineerimist on palju, jah. Aga sõnumineerimiste juurde ikkagi käivad nagu sellised head sõnad ja head soovid, armastus. Et tasub nagu oma kallitele neid sõnu öelda ja otsustada, mis teed minna. Mis teed minna, et see suhtlus ei muutuks ristiks kaelas. Võtaks siia juurde veel, mul on ühed väga põnevad kaart, ma võtsingi 4 pakki kaarte siia kaasa. On sellised mustlaskaardid, mustlasoraakel nii-öelda. Paneme siia juurde siis, mida tähendab see ankur siin. Kaks kaarti, okei. Haigus ja armastus. Ehk siis ongi see, et see tuli nagu selle ankru selgituseks. Lahendamata valukohad, mis on ankurdanud teid nagu kuidagi paigale. Ja ma vaatan üldse, et siin need maha kukkunud kaardid, mis tulid veel. Maja, ebaõnn, kiri ja lootus. Panen siiski need ka siia juurde. Tuleb mingisugune sõnum, mis annab lootust, aga seal on ka selliseid asju sees, mis võivad tuua ka mingisugust veidikene nagu ebaõnne või no, nagu ei meeldi, mis ei meeldi. Ja ollakse suht sellises mugavustsoonis tegelikult. Et see otsus nagu, see ankurdatud otsus selle taust on tegelikult ikkagi mugavustsoonis olemine.
sellest on kirjutatud, samas ei ole lootus küll kadunud. Lootus ei ole kadunud armastuse osas, aga praegu läheb see olukord edasi siiski nagu mingisuguse otsusega jääda sellesse kohta, kus ollakse parajasti. Vaatame seda sõnumit või seda kirja, mida see tähendab. Mida see kiri tähendab siin? Uus algus. Laps. Võib ka muidugi olla seotud, et see on lastega seotud teema. Et jah, mõtlemiskoht on nagu lapsed, kooselu ja ühesõnaga, kuidas seda nagu koos hoida. Et need suhteteemad ongi, ega nad ei ole nagu nii, et nüüd lilled ja liblikad ja siis, kui on eriti, kui lapsed ka veel perekonnas on, lapsega on siis nagu jah, selline asi, et vaatame need lilled. Lilled siin tähendavad. Mida need lilled tähendavad siin? Nii. See on küll, et nii, et on mõtlemise koht, et tahetakse tulla. Keegi meesterahvas tahab tuua lilli, tahab tulla selgitusi andma, aga tal on ikkagi mingi ebaõnn ja mingi minevik, mis teda nagu varjutab siin seda käiku. Rist. Vähene raha ja õiglus hoiab tagasi. Nii et siit ongi nagu välja lugeda see, et kollektiivis, et kuigi on olemas tunded, on olemas lootus, on siiski takistusi, mis hoiavad tagasi head soovid, head sellised, aga võib-olla sellisel juhul aitakski see, kui mehed ja naised omavahel siiski räägivad asjad selgeks, kuidas asjad on. Et kas on mingid takistused? Et see ongi nagu suhtlemise alus A ja B, et me räägime omavahel, mitte ei jookseks ju kuidagi oma mugavasse sellisesse põgenemisfaasi, vaid püüame täiskasvanulikult asju selgitada. Et ei tekiks sellist, siin oli nagu see lapsekaart ka, et sellist nagu ebaküpset ka siis suhtlemisvormi või, et pigem ikkagi konstruktiivselt mees ja naine räägiks oma asjad selgeks, et me peegeldame ju täpselt nagu see peegel siin. Me peegeldame üksteisele tegelikult enda hetke olukordasid, enda hetke energiaid ja siin ongi see koht, et aitaks vast, kui sa eriti veel, kui sul on nagu sügavaid tundeid ja armastust, et siis rääkimine aitab alati.
võtaks sellise üldise siia peale veel lõpetuseks veel mul on need huvitavad tarod, kahepoolsed. See on vice versa tarod. Võtan siia veel peale siis, mida võiks öelda kollektiivile veel selle armastuse teemal? Mida öelda veel kollektiivile armastuse soovituses? Mida öelda kollektiivile armastuses? Nii, tuli välja tugevus, suur arkaan. Kaks kaardi kuupusid. Nii. Müntide 4. Sauade rüütel. Ühe kaardi võtan veel. Seda võiks öelda kollektiivile soovituseks. Müntide 7. Nii. Vaatame siis kõigepealt ühed pooled ja siis teise poole. Nii. Näitan kõigepealt neid kaarte. Tulemas on siin on isegi tegelikult üks sauade mees, sauade rüütel tulemas sauaga kirglikult, kes küll ta on selline kirglik ja tuleb väga tuliselt ja kiirelt, aga siin on vaja jah, natukene nagu sellist kannatlikkust ja nagu siin müntide 7 näitab ka sellist asja, et vaata, töö kiidab tegijat, et ükskord, kui sa nagu selle suhtega tööd teed ja oled kannatlik, igas öös on meil väiksed teemonikesed ja sarvikud nagu siin pildi peal on olemas, et see metsaline sinna nagu ära taltsutada endas. Ükskõik mis pidi, kas meeste ja naiste poolelt, see on igatpidi nagu. Olla stabiilsuses ja rahus, muidugi mitte klammerduda, aga olla rahus ja stabiilsuses ja nagu kannatlikult teha seda tööd oma suhtega, rääkida ja samal ajal ka mitte seda tuld endas nagu kustutada, et siin on küll üks meesterahvas tulemas. Ja ma näitan teiselt poolt ka, et vaadake, et kui siin nagu see sauade rüütel, tema selja taga on valgus, aga kui ta nagu ettepoole vaatab ja läheb siis ettepoole tuleb nagu talle vastu sellist kõmisevat välku ja et tegelikult ongi igal sellisel kirglikul kokkupõrkel näiteks on ka kaks suunda, et su selja taha võib jääda selline rahu, aga ettepoole tuleb kõuekõmi, siis on lihtsalt vaja endast taltsutada. Vot siin on samamoodi, et
näeb lõvi taltsutamine, aga kellele ta otsa vaatab? Teemonile. Ja jääda kuidagi nagu kahe jalaga maa peale, mõelda, et asjad klaaruvad, olla rahus ja stabiilsuses. Et see ongi, mis siit nagu tulemas tegelikult on, et me peame oma armastust vaatama nagu mitme kandi pealt, et kui asi läheb liiga kuumaks või kirglikuks, liiga selliseks arusaamatuks, siis on mõistlik võtta see rahu endale, taanduda ja vaadata eemalt, et kuidas see olukord siis laheneb, et mitte kohe kuumalt hakata seda putru sööma, eks ole. Kui oli hetkel nagu kuidagi miskit valesti, et siis suhetes ikka juhtub ja mehed, naised ei saa tihtipeale üksteisest aru. Arvatakse, et kui näiteks naine avaldab oma soove või avaldab oma mõtteid liiga tugevalt, et siis ta on järsku ohtlik. Järsku ta on ohtlik siis või kuidagi mine tea, mis võib teha veel. Et nii ikka juhtub. Paremateski peredes juhtub. Et lihtsalt tuleb nagu võtta selline rahuhetk ja lasta asi vabaks lihtsalt. Lihtsalt lase need emotsioonid vabaks. Ole sina ise, mine või teise tuppa. Ja asi klaarub ehk aja jooksul niimoodi rahulikult, et võib ju kokku saada ja küsida teise käest, et oled sa nüüd valmis rääkima? Okei, räägime asja selgeks. Et seal ei ole nagu vaja selliseid et väga kuumalt ja kohe emotsiooni põhjalt nagu asju lahendama hakata. Ma tean enda elustki, et paljud suhted hakkavadki nagu just siis, kui emotsioonid löövad pea peal kokku ja enam nagu ei oska aru saada, et kus see nüüd see õige, kus see nüüd see vale, kes nüüd siin räägib õiget juttu, kes räägib valet juttu, on ju. Et me oleme kõik ikkagi kuidagi moodi me oleme seotud nende ka oma ego ja emotsioonidega, et ego ongi ju tegelikult meie kaitsemehhanism, on ju. Aga me ei saa hetkel võib-olla aru, et me ei ole hetkel võib-olla, kui me hakkame näiteks karjumagi kasvõi, et see karjumine on ju südamest eemaldumine. Tegelikult, miks me karjume? Sest süda ei kuula, sest süda ei kuule. Ja siis ongi minna südamesse, minna vaikusesse, minna kas või meditatsiooni või see võib ka nagu asja ehk siluma hakata, et ei ole mõtet jah, nagu kui asi on juba kuskil piiri peal, et ei ole mõtet siis hakata enam seal midagi veel klaarima või väike eemaldumine ja ehk aeg parandab siis selle olukorra. Aga mul tekkis ikkagi, kes on lõpuni kuulanud, need saavad siis veel ühed kaardid. Näete, mul on selline torupakk veel kaasas. Nii. Aga mis toob, küsime niimoodi, et mida toob kollektiivile nüüd siis lähitulevik armastuses ja suhetes? Mida toob lähitulevikus suhetes kollektiivile? Mida toob lähitulevik kollektiivile suhetes? Vaatame, kaks kaarti kukkusid maha, kohe kaks veel. Vaatame, mis siis tulemas on.
No nii. Nahad. Ja vaadake, mis kaardid tulid. Sauade äss, karikate 8, preestrinna ja sauade 2. Imeilusad kaardid, ma pean ütlema, need on tegelikult minu põhikaardid, millega ma üldse nagu laon ja siis tavaliselt ma teistega siis toetan. Aga see ongi see, mis ma just ütlesin, et kui asi läheb kuumaks ja tegelikult siin on kirglikke energiaid sees, siin on sauade äss toob nagu sellist kiireid liikumisi, kiireid muutusi, toob sellist kirglikud energiat ja küllaltki sellist, ikka särinat. Ja mida ma just ütlesin, et sellisel juhul, kui asi läheb väga kuumaks, et siis natukene siis eemaldutakse sellest olukorrast, sellisest nagu väga särisevast olukorrast. See sauade äss ei pea tähendama, et see kirg on nagu nüüd midagi halba või ebameeldivat, lihtsalt vaata, siin on nagu karikad jäävad selja taha, et need ja minnakse valguse suunas, minnakse nagu, et seal tunneli lõpus on see valgus, kuhu suunas minnakse. Ja need emotsioonid siis jäävad sinna selja taha. Millaksegi vaikusesse, minnakse sinna oma sisemaailma. Et see preestrinna toobki nagu selle sisevaatluse. Et miks nii juhtus, miks et lained loksusid üle pea meil, eks ju. Ja siis tehakse selles sisevaatluses, tehaksegi valik või otsus ära. Et sisuliselt need otsused ongi teel. Otsus tehakse ära. Ja samas ongi, et vaatad siin keskel on see valgusvihk, mis jällegi näitab seda, nagu siingi, näete, siin on ka samamoodi, et see tunneli lõpus, ükskõik mis valiku sa lõpuks nagu teed, et millise otsuse sa oma südant kuulates või oma sisemaailma kaudu otsustad, see toob positiivse lahenduse tegelikult. Toob selle, et su valgus on tunneli lõpus. Ja sellega ma selle tänase video lõpetan, sest minu meelest on see väga ilus lõpp, on üldse nagu, on see, kui ükskõik, kui keeruline või raske olukord ka ei ole suhetes või ükskõik, kas me suhtleme lastega või me suhtleme kaaslasega, me suhtleme oma vanematega. Armastus on armastus. Armastus on universaalne, eks ju. Aga suhted on, ma ei peagi silmas ainult nagu paarisuhteid, aga on enamasti ikkagi mõeldakse ikka selle paarisuhte kohta. Et siis tunneli lõpus on ikkagi valgus ja lihtsalt, kui olukord on veidikene keeruline, lasta hetkeks õhk sinna ruumi, lasta vabaks ja küll aeg kõik asjad selgitab ja me ise vaatame oma sisse ja valime kõige õigema valiku tegelikult lõpuks. Aitäh teile ja ilusat maikuud. Ootan ka väikest tagasisidet, kuidas mu esimene katsetus siis välja kukkus. Et ma oleks väga tänulik, kellele meeldis, pange like, kellele ei meeldinud, võid ka pöidla allapoole panna. Loomulikult kõik on lubatud. Ja jääge viisakaks
kui te kommenteerite. Ma tänan. Mina tänan teid. Ja armastus võidab kõik.